Hei, hei, hei. Tahan sulle täna rääkida ühest väga erilisest töövahendist, mida minul on au oma nahaspetsialisti töös klientidega kasutada, selleks, et aru saada natukene paremini, kus sa oled oma nii-öelda naha heaolu seisukohast ja kuidas sa saaksid enda kasuks oma toitumise nii-öelda harjumusi ära kasutada. Nii et sa päriselt saaksid aru, et mida sinu nahk võib-olla vajab rohkem ja mida vastupidi sa oma nahas võiksid naha heaks nii-öelda süüa vähem. Ma räägin eelkõige sellest nii-öelda naha fookuses ja räägin ma siis sellisest väga ägedast testist. Tegemist on balance testiga, eesti keeles siis nii-öelda tasakaalutest. Ja mida see teeb? See näitab meile tegelikult sinu viimase 120 päeva ehk siis 4 kuu toitumise nii-öelda tasakaalu. Et kuivõrd sa ikkagi siis oled tervislik või ei ole. Ja üks asi on siis toitumine mingisuguste dieetide või mis iganes toitumisprogrammide või kaalulangetusprogrammide või kaalusäilitusprogrammide või lihtsalt justkui tervisliku fooniga, siis tegelikult meie keha rakkude tasandil võib vajada hoopis teistsuguseid toitaineid. Tegemist on siis sellise kuivveretestiga, mis on tegelikult täiesti kodus tehtav. Näpu otsast võetakse 2 tilka verd ja need tulemused siis pannakse spetsiaalsesse nii-öelda ümbrikusse ja saadetakse Norra Vitase laborisse. Ja see rasvhapete analüüs ongi selline kuivveretesti meetodil ja see on teaduslikult tõestatud, et see on sama täpne kui veenivere proov ja mõningatel olukordadel isegi täpsem. Ja minu jaoks on nagu oluline see, et need saadud tulemused mõõdavad siis selle 4 viimase kuu ehk 120 päeva toitumist. Ja kuidas ta seda teeb, on läbi selle, et see on see aeg, kui kaua elavad meie vererakud. Iga 4 kuuga meie vererakud kehas uuenevad ja seeläbi uueneb ka kogu organismi selline toitainetega varustatuse profiil. See test mõõdab iseenesest 11 rasvhapet, nii monoküllastumata, polüküllastamata rasvhappeid. Vaatame, mis seal testis siis nii-öelda leitakse ja kuidas see kõik on kasulik. Ma jagan sinuga iseenda testi tulemust, et sa näeksid seda, et kuivõrd põhjalik see aruanne siis tegelikult on, mille sa nii-öelda saad. Kui see test teha, siis 3 nädalaga tulevad umbes tulemused ja see testi nii-öelda tulemuste analüüsi leht ise on juba niivõrd põhjalik, et tasub lugemist, annab nagu päris palju aimu iseenda toitumise aspektist, ütleme nii. Ja see test on selline, see on kokku 22 lehekülge. Kõik saab alguse sissejuhatusest, et mis on üldse siis need olulised aspektid, millele tähelepanu pöörata. Vaatame kogu osa nii-öelda rahulikult läbi. Neid teste on üle maailma tehtud tänaseks üle 1,1 miljoni ja maailmas on Vitase labor selliste kuivveretestide, rasvhapete testide osas maailma juhtiv ja praegused analüüsid näitavad seda, et 95% inimestest ei ole oma sellise toitumise tasakaaluga tegelikult optimaalses nii-öelda olukorras. See on päris nagu hirmutav ja probleem on selles, et me oma toitumises saame rohkem omega-3 ja vähem nii-öelda ja me peaksime siis nii-öelda saama rohkem omega-3 ja vähem omega-6, aga tänapäeva toiduvahekorrad on hoopis teistsugused. Ja ideaal oleks teadlaste sõnul selline 3:1 ehk siis omegaid natukene rohkem, omega-3 ja omega-6 natukene vähem. Reaalsus on, olukord on selline, et me omega-6 tasakaal kipub meil olema nii-öelda omega-6 nii palju rohkem, et see vahekord on siin 15:1
21 ja nii edasi. Mis see siis teeb? Et laias laastus näitab see päris mitut erinevat aspekti meie kehas. See on seotud siis nii-öelda olulised näitajad, see on tegelikult minu enda test. Mina ise, kes ma olen olnud aastaid justkui väga teadlik toituja. Meie pere toidulaual enamus toitusid on mahepäritolu, enamus toitusid on nii-öelda, me sööme palju köögivilja, meil on maheliha laual ja püüame nagu täiesti teadlikult hoida oma toidulauda nii-öelda puhtamana. Aga ometi tegin mina selle testi ise ja sain tulemuseks 21. Ehk siis minu toitumises on omega-6 ja 3 tasakaal täiesti paigast ära. Tervislik tulemus on 3:1. Mida see siis teeb tegelikult? Et see omega-3 rasvhapete indeks, mis siin on siis nii-öelda, see on ebapiisav minul hetkel. Ja see näitab tegelikult seda, et meie rakkude peamine ehitusmaterjal, mis nii-öelda rakumembraanides siis on tegelikult omega-3. Nendest EPA on see, mis on kõige suuremas määras meie veres, lihastes ja kudedes. Ja samas kui TEHA, see on see, mida leidub kõige rohkem ajus, spermas ja silmades. Omega-3 tasakaal on ülioluline nendele, kes on füüsiliselt aktiivsed. Ja see tasakaalu osa, et kui see on nii-öelda tasakaalust väljas, siis on keha ka põletikudele nii-öelda väga-väga vastuvõtlik. See tähendab seda, et meie rakumembraanid ei toimi. Siin on näha, rakumembraani voolavus on ebapiisav ja see suhe peaks tegelikult olema, kui ta mul siin praegu hetkel näiteks minu testis oli 10:1, ta peaks tegelikult olema väiksem kui 4:1. Siis sellisel juhul pääsevad toitained minu kehas minu sisse ja nii-öelda minu rakkudesse, kus minu keha saab neid päriselt kasutada, versus siis see, et jääkained peavad kehast saama ka välja, justkui nii nagu seedimine meie kehas toimub. Vaimne jõud on seotud eelkõige nii-öelda, kuidas seda nüüd öelda, nagu selle nii-öelda ülemise kuplitööga. Ehk siis eriti tundlik on nii-öelda vaimse jõu tasakaalule just lapsed ja vanurid. Sellepärast, et omega-3 rasvhapete puudust on seostatud õpiraskustega ja puuduliku mäluga, samuti ka meeleolu kõikumisega. Sellepärast, et meie aju on niivõrd nagu nii-öelda õrn oma tasakaalu osas, et kui seal on palju aineid puudu, siis see mõjutab meie sellist igapäevast hakkamasaamist, stressitaluvust, sellist õppimisvõimet, keskendumisvõimet, sellist päevas fokusseerimise võimet ääretult palju. See vaimse jõu tasakaal on võib-olla miski, mis mind ennast pani nagu kõige rohkem mõtlema, sest ma ise tunnen küll, et ma olen selline tubli ja aktiivne ja mõtteid ja ideid lendab ka kogu aeg. Aga kui nii-öelda keha tegelikult on ainete puuduses, siis see on justkui selline samm-sammult enda, kuidas öelda, täieliku potentsiaali nii-öelda mitte ärakasutamine, sest ilmselgelt võiksin ma nii-öelda suuta palju enam. Meie rakkude selline tasakaal ehk kaitseväärtus on tegelikult otseselt seotud ka samuti rasvhapetega, see on seotud ka meie üldise immuunsusega, et kui hästi me suudame tegelikult vastu panna erinevatele keharünnakutele, et kui sa oled pidevalt tõbine ja väsinud ja haige ja iga väiksemgi selline tervise, kuidas öelda, iga väiksemgi tõbi võtab su jälle pikali maha ja jälle oled antibiootikumidega ja nii edasi, siis see on koht, mille peale nagu mõelda, et mida on võimalik nii-öelda, et mis su kehas siis paigast ära on, et iga väiksemgi asi su jälle ja jälle uuesti rajalt maha võtab.
siis näitab see ka sellist asja nagu arahidoonhappeindeksit ja arahidoonhape on organismi jaoks tegelikult siis kõige olulisem omega-6 rasvhape ja selle eesmärk on kaitsta keha kahju eest ja see on selline see lokaalne nagu selline päästeingel, ütleks mina, et kui see on nagu optimaalses vahekorras ja optimaalselt ta võikski siis olla nii-öelda circa 8% juures, aga normaalne on siis nii-öelda 6,5 kuni 9,5, minul on ta ikkagi kõrgendatud üle. See tähendab seda, et arahidoonhape aitab piirata kehas samuti infektsioonide edenemist ja erinevate vigastuste mõju, et see on jälle seotud selliste keha paranemise aspektidega, tooks mina välja naha seisukohast selle. Mis siin veel nii-öelda pikemalt lahti? Iga see vahemik selgitatakse nii-öelda testi juures lahti, kus see tasakaal siis nii-öelda olema peaks. Kas ta on väga palju tasakaalust väljas või ta on natukene tasakaalust väljas, et siin on nagu väga selline skaala, väga hea skaala näitamaks, kus sa oled. Kui ikkagi sinu nahal on palju põletikku, kui sinu nahal on palju nii-öelda punetust, selliseid probleemseid teemasid, nahk paraneb halvasti, siis võib kahtlustada, et siin on selline rakuline tasakaalu puudumine taga. Ja miks? Sellepärast, et kui meie rakud ei saa toitaineid kätte ja kui see rasvhapete tasakaal on paigast ära, siis see mõjutab otseselt ka keha paranemist, ükskõik mis aspektis see on see siis nahk, on see siis keha. Kaitseväärtus, jällegi minu puhul oli see ebapiisav. Rasvhapete indeks, see näitab siis seda tasakaalu, kus on nii-öelda omega-6 tasakaal, vaimne jõud, vaimne tugevus. Ja see tähendab jälle, et oleks vaja rohkem saada omega-3 rasvhappeid oma toitu, selleks, et see tasakaal oleks olemas. Minu puhul oli ka rakumembraani voolavus ebapiisav. See tähendas seda, et minu keha rakud ei saanud kõiki seda head toitu, mida ma tahtsin saada, sõin. Nad tegelikult seda ei suutnud omastada. Ja kõik need head toitained hulpisid kuskil vereplasmas ringi, aga rakkudes seda ei jõudnud. Minu keha ei saanudki seda nagu ära kasutada, vaid see lihtsalt oli, nii-öelda on seal kehas. Et see on väga muret tekitav, sellepärast, et räägitakse väga palju toitumise kvaliteedist, räägitakse väga palju sellest, kui palju toitaineid me toidust kätte saame, aga kui me füüsiliselt rakud ei ole võimelised toitu omastama, siis me võime seista kas või pea peal, aga kõik need head salatid, puuviljad ja mis iganes nii-öelda kasulikku me sööme, me keha lihtsalt ei saa neid kasutada. Analüüsiga saab siis nii-öelda 11 rasvhappe sellise ülidetailsed nii-öelda mõõdud ja kõige tähtsam siin on võib-olla see kõrvalekalle, see viimane tulp. Ja selle tulba juures siis minu puhul laiemas laastus ma isiklikult nagu väiksemates asjades väga suurt muret ei näinud. Ütleme, kui see kõrvalekalle siin ongi veel miinus mõned protsendid või kuni 10% siiapoole, sinnapoole, siis ei tohiks olla nagu, kuidas öelda, see ei ole veel nagu nii alarmeeriv. Et on aru saada, et jah, et midagi natukene on nagu paigast ära, aga minu jaoks oli kõige murettekitavam võib-olla siin see EPA näitaja. Ja EPA on seotud siis lihastega, ka näiteks südamega. Ja see minu puhul oli 83% miinuses. Mis see tähendab? See tähendab tegelikult ju seda, et olles ise põhimõtteliselt peatselt 40-aastane, liigun ma justkui täpselt samasuguses südame-veresoonkonna haiguste tekke rütmis nagu enamus eestlasi. Ja arvates ise, et oled justkui teadlikult tervislik toituja, siis tuleb välja, et see ei loe midagi. Kui sul on ikkagi mingid ained on konkreetselt defitsiidis, siis ei ole see nagu kaitstud ega hoitud. Minu jaoks oli see väga nii-öelda ehmatav, see tulemus. Ning samamoodi see vaimse jõuga seoses siin see DH näitaja on ju -30%. See peaks olema juba samuti näitaja, mis annab mõista sellest, et kui nii jätkata, siis ka minu see nii-öelda enda arvates hea vaimne suutlikkus ei ole pikas perspektiivis üldsegi enam see. Aga lisaks sellele, et ta annab nagu väga kindlad sellised ilusad väärtused ja tasakaalu nii-öelda punktid, et millele tähelepanu pöörata, saab siin aruandes tegelikult kaasa ka väga põhjalikud toitumisnõuanded. Mida süüa, millal, mis asjad, mida mõjutavad üldse.
kuidas siis oma keha toetada niimoodi, et need tulemused muutuksid. On näidatud ära väga põhjalikult, kuidas mingisugused andmed on leitud ja arvutatud. Ja siit saab kaasa juhised, kuidas muuta oma toitumist. Nii, et me raku tasandil saaksime neid toitaineid kätte, mida me soovime ja toitumise koha pealt päriselt saaksime oma keha toita. Ja on erinevad toodud siis välja erinevad allikad küllastunud rasvadele, monoküllastunud rasvadele, polüküllastumata rasvadele, nii taimsetele kui ka loomsetele. Ja see, et kui midagi siis on meil paigast ära, et mida siis on vaja süüa rohkem. Näete, kui peate suurendama küllastunud rasvade tarbimist, on soovitatav süüa rohkem liha koos piiratud koguses juustu ja muude piimatoodetega. Kui on mingi muu, mida oleks vaja, siis jällegi on soovitus olemas, mida siis rohkem teha. Millised on need parimad rasvahapete allikad, kust neid saada? Nii et iga see tabeli tulemus, mis seal protsentides oli justkui nagu paigast ära, saan ma tulla siia ja vaadata steariinhappe, kus seda leidub. Kas mul on seda vaja siis süüa rohkem või süüa seda vähe? Ja igaüks saab siis ise oma toitumisele vaadata lisaks juurde, et mida siis nii-öelda tema toidus oleks vaja rohkem. Et kui minu puhul näiteks oli, et seda DH-t on vähe minu kehas, rakkudes, nii-öelda vererakkude analüüsist tuli välja, siis peaksin ma rohkem sööma rasvaseid kalasid, mereandide, vetikaid, balansõli, mis on nüüd minu menüüs igapäevaselt ja terves peres. Samamoodi EPA, rasvased kalad, mereannid, vetikad on need, kust minu need nii-öelda suured tasakaalupuudused saaksid taastatud ilusti kenasti. See annab päris hea ülevaate selle koha pealt, mida siis oma toidulauale juurde liita. Lugemist on siin omajagu. Ja nii nagu on mulle kliendid öelnud, kes on selle testi teinud, siis on siin silmi avavat infot päris palju. Miks on mingisugused näitajad meie keha jaoks olulised ja minu jaoks on väga oluline ka see aspekt, et kui siin vaadata need kirjanduse viited, mille põhjal on need aruanded ja need soovitused kokku pandud, siis see ei ole lihtsalt kellegi välja mõeldud, vaid tegemist on teaduslikult tõestatud soovitustega. Neid viiteid on siin väga palju ja see kõik on seotud meie eluga, selle elustiili kvaliteediga. Nii et minul on hea meel kutsuda sind tegema balance testi. Hetkel on selleks ka väga hea soodushinnaga pakkumine, nii et kui see sind nüüd natukene kõnetas, siis ole hea, kirjuta mulle ja vaatame üle ka selle, kuidas sinu toitumine viimase 4 kuu jooksul on olnud ning kui on puudujääke, siis leiame ka võimaluse neid toetada. Aitäh, et kuulasid!